Enamik probleeme ei teki oskuste puudusest, vaid seisundist, milles inimesed oma otsuseid teevad. Sama olukord võib ühes inimeses käivitada selguse ja teises totaalse paanika. Juhtimine, mis seda erinevust ei näe, maksab alati kätte kas siis talentide, innovatsiooni või otsustusvõimega. Kõige selgemini tuleb see välja näiliselt näiteks süütuse olukorras, mida iga juht on loonud sadu kordi. Üks kiri, üks lause ja kaks täiesti erinevat reaktsiooni. Nüüd kujuta ette näiteks kahte inimest ühes ja samas meeskonnas. On neljapäeva õhtu, mõlemad saavad õhtul peale tööd juhilt täpselt sama kirja. Sisu on, peame homme midagi olulist arutama. Nüüd esimene inimene loeb seda kirja ja tema närvisüsteem lülitub hetkega häirerežiimi. Süda lööb kiiremini, mõtted hakkavad keerlema stiilis, et mis juhtus, miks ta mulle selle kirja saadab, kas ma tegin mingi vea, kas midagi valesti. Ja tema õhtu möödub pinges olles, uni on katkendlik. Ja kui ta hommikul ärkab täiesti väsinuna, siis ta oleks nagu öö läbi põhimõtteliselt maratoni jooksnud. Teine inimene loeb täpselt seda sama kirja ja mõtleb, okei, ma vaatan, mis see juht tegelikult tahab. Paneb arvuti kinni, läheb koju, veedab õhtu perega ja magab rahulikult. Nüüd, hiljuti kuulasin ühte arutelu, kus siis psühholoog ja juhid jõudsid järeldusele, et see juht, kes selle kirja saatis, ei teinud midagi valesti. Kiri oli ju sisult neutraalne ja iga inimene vastutab ise oma emotsioonide eest. Nüüd, minu kogemuses on tegelikult asi palju sügavam. Juht ei vastuta küll töötaja emotsioonide eest, aga ta vastutab keskkonna eest, mis neid emotsioone esile kutsub. Juht ütleb, ma ei öelnud ju midagi valesti ja ühtepidi on tal õigus. Ta nagu ei öelnudki, aga mõju ei sünni ju sõnadest. Mõju sünnib seisundist, kust sõnad tulevad ja ka seisundust, kuhu sõnad maanduvad. Ma näen seda mustrit organisatsioonides pidevalt. Üks sama sõnum, sama toon, sama ajastus ja täiesti erinevad reaktsioonid. Ühele on see lihtsalt info, teisele on see nagu öö läbi kestev sisemine alarm. Ja millega see seotud on seotud inimese temperamendi ja närvisüsteemi tundlikkusega. Psühholoogias nimetatakse seda reaktsioonide erinevust neurootilisuseks. Mis asi on neurootilisus ja miks juhtidel ja inimestel üldse on kasulik seda mõista? Nüüd neurootilisus kirjeldab kalduvust kogeda ebamugavaid emotsioone, nagu ärevus, hirm, mure, stress, oluliselt sagedamini ja intensiivsemalt. Ja see ei ole iseloomuviga, vaid see on viis, kuidas närvisüsteem erinevatel inimestel toimib surve ja ebamäärasuse koosmõjul. Ja sükse suure viisiku isiksuse mudeli järgi umbes 15–20% inimestest on väga kõrge neurootilisusega. Ja ligi 50% inimestest on keskmiselt neurootilised. Ja ainult 20–25% on loomupäraselt madala neurootilisusega. Praktikas tähendab see üht. Igas meeskonnas on märkimisväärne hulk inimesi, kelle jaoks on muutused, surve ja ootamatused ülisuurt stressireaktsiooni tekitavad asjad. Ja see seletab, miks targad ja tihti kogenud inimesed käituvad stressis tihti halvemini, kui nad tegelikult seda teha suudaksid. Nüüd, oluline ongi teada, et inimesed ei reageeri stressile võrdselt. Ja juhtimine, mis seda ei mõista, raiskab talenti. Kui meeskond ei mõista neurootilisuse mõju organisatsiooni tulemustele, ei juhtu üleöö justkui midagi dramaatilist. Aga ajas juhtub midagi palju ohtlikumat. Inimesed hakkavad vaikselt läbi põlema, vastutus hakkab hajuma, innovatsioon kaob või aeglustub. Ja see ongi paljude juhtide pime nurk, sest paljud tippjuhid on oma rollis just tänu neurootilisuse vastandile ehk loomulikule stabiilsusele. Nad muretsevad vähem, nad taluvad survet paremini ja teevad otsuseid palju rahulikumalt. Ja see on nende tugevus. Ja samas seesama tugevus on ka nende pime nurk. Madala neurootilisusega juhid ei pruugi tajuda, kuidas nende sõnumid ja käitumine mõjuvad inimesele või inimestele, kelle närvisüsteem on kordades tundlikum. Üks case study Microsoftil. 2014. aastal võttis Satya Nadella üle Microsofti juhtimise. Nüüd Steve Ballmeri juhtimise pärandina oli Microsofti ettevõtte kultuur, võiks öelda nagu toksiline ja põhines sisemisel konkurentsil, hirmul ja ebakindlusel.
ja see oli ideaalne pinnas neurootilisuse ja kroonilise stressi süvenemiseks töötajates, mis pärssis innovatsiooni ja rahulolu. Nüüd, Nadella ei muutnud inimesi. Mida ta tegi, oli see, et ta muutis tingimusi. Ta disainis juhtimiskeskkonna, kus juhid hakkasid inimesi kuulama, mitte jaganud lihtsalt käske. See selgus, mis tekkis, asendas varasema hirmu. Õppimine asendas süüdistamise ja koostöö asendas sisemise võistluse. Nadella loodud Microsoft ei olnud lihtsalt enam tarkvarafirma, vaid sellest sai teadmiste ja õppimise platvorm, kus töötajad said pidevalt iseennast arendada. Ja tulemus ei olnud lihtsalt personali parem enesetunne, vaid tulemus oli totaalne äriline läbimurre. Microsofti väärtus kasvas 10-kordselt ja ettevõte tõusis turuliidriks. 2014. aastal oli Microsofti turuväärtus $300 miljardit. 2024. aastal ületas tema turuväärtus $3 triljonit, mis tegi ühtlasi hetkega Microsoftist maailma kõige väärtuslikuma ettevõtte. Ja see ei juhtunud seetõttu, et Microsoft palkas äkitselt paremad inimesed. Samad inimesed jäid tööle. See juhtus seetõttu, et Nadella lõi keskkonna, kus rohkem inimesi sai kasutada oma tegelikku võimekust. Ka need, kelle närvisüsteem reageerib survele, stressile kiiremini ja tugevamalt. Teisisõnu, Nadella ehitas organisatsiooni, mis ei toiminud ainult rahuliku stabiilse närvisüsteemiga inimestele, vaid kogu inimeste spektrile. Ja just see on põhjus, miks ma näen, et töötajate hoidmine ja psühholoogiliselt arukas juhtimine ei ole mingi pehme väärtus, vaid on üks olulisemaid tegureid iga organisatsiooni turuliidri positsiooni saavutamisel üldse. Ja see ei ole Microsofti eripära. See mõjutab iga organisatsiooni, ka sinu oma. Nüüd, neurootilisus ei ole erand. See on osa süsteemist. Uuringud näitavad, et neurootilisuse tase on umbes 40–60% ulatuses inimestel pärilik. See tähendab, et stressitundlikkus ei ole juhuslik ega mingi kasvatusviga. See on bioloogiline reaalsus, millega iga organisatsioon niikuinii töötab, kas teadlikult või mitte. Ja nüüd neurootilisuse juured peituvad meie bioloogias ja evolutsioonis, näiteks meie esivanemad, kelle närvisüsteem oli ülitundlik ohu märkamiseks, jäid oluliselt tõenäolisemalt ellu. Sa oled siin tänu neurootikutele minevikust. Ja lisaks pärilikkusele on oluline teada, et neurootilisust see kujunemist mõjutavad ka kasvutingimused, kus laps kasvab. Näiteks võivad vanemad, kes on väga ettevaatlikud ja ärevad, tahtmatult edasi anda lapsele maailma tunnetuse, et see keskkond, kus laps kasvab, on ohtlik. Seda maailma tuleb karta. Lisaks isiksuse omadustele mõjutab neurootilisust ka kultuuriline ja ajalooline kontekst. Põlvkondade ülese traumateooria kohaselt on pikaajaline ebakindlus, okupatsioonikogemus ja emotsionaalne kinnisus jätnud eestlaste emotsionaalse ja psühholoogilisele tervisele väga tugeva jälje. Ja see ei ole hinnang. See on fakt, mida iga inimene või juht, kes tahab teisi päriselt mõista, peab arvestama. Ja praktiline raam juhile selleks, et vähendada hirmu ja kasvatada neurootilistes inimestes vastutust, võiks välja näha selline. Esimene asi on aru saada, et juhi roll ei ole mitte pinge maandamine või eemaldamine. Juhi roll on luua keskkond, kus pinge ei muutu inimeste jaoks halvavaks. Esiteks sea selged ootused, mis on fookus, mis ei ole, mis on järgmine samm. Ja siis loo inimestele ennustatav rütm. Iganädalased lühikesed 1-1 check-inid on oluliselt efektiivsemad kui harvad, aga pingelised sekkumised. Siis anna tagasisidet inimestele selgelt ja väärikusega. Häbistamine ei kasvata vastutust. Turvalisus kasvatab. Normaliseeri vead kui õppimise osa. Arengule suunatud mõtteviis julgustab oma algatust ja vastutuse võtmist. Ja siis arenda enda
ja inimeste kuulamisoskust. Mitte selleks, et olla pehme, vaid selleks, et inimesed julgeksid võtta vastutust ka surve all. Ja siis ühe viimase asjana vähenda sisemist konkurentsi. Neurootilised inimesed töötavad palju paremini töökeskkonnas, mis on toetav, mitte võistlev. Ja siis ära unust toetada psühholoogilist heaolu süsteemselt, mitte loosungitega, vaid oskustega, kuidas toime tulla muutustega kaasneva stressiga. See on peamine asi, mida neurootilised inimesed vajavad. Kui ma õppisin Tartus psühholoogiat, siis juba esimesel kursusel hoiatati, et neurootilised inimesed ei tohiks hommikuti lugeda või kuulata uudismeediat. Sest suur osa uudismeediast on oma olemuselt negatiivne ning rahuliku närvisüsteemiga inimesi puudutab see info, mis sealt tuleb minutiteks. Siis neurootilise inimese närvisüsteem võib uudismeediast loete põhjal jääda nagu tundideks errorisse. Ja pingelisel ajal ei vaja inimesed juhilt loosungeid. Oluline on sul teada seda, et nad vajavad selgust. Kui sa ütled lihtsalt inimestele lauseid, et kuule, et küll see läheb mööda või me saame hakkama, ärge muretsege, siis need kõlavad rahuliku närvisüsteemiga inimestele mõistlikult, aga pinges närvisüsteemiga üsna tühjalt. Seega lootus, mis neurootilistel inimeste puhul toimib, ei ole lubadus paremast homsest. Neurootilised inimesed vajavad teadmist, mis on järgmine mõtestatud samm. Suund loeb neurootilisele ajule nagu, ta loob ajule struktuuri, mis ei võimalda ilmtingimata pinget ära minna, aga see võimaldab pinge sees mõelda. Nüüd, minu enda neurootilisuse skoor on 95 punkti 100. Seda on võimalik testida üksel saidi nagu understandmyself.com. See tähendab, et kui ruumis oleks kokku 100 inimest, siis ma oleksin neurootilisem kui 95 inimest minu ümber. Nüüd olla neurootilisem kui enamik inimesi ei ole olnud kindlasti minu eelis ega ka eelistus. See on olnud lihtsalt üks ülimalt väljakutsuv treeningväljak. Nüüd ülikõrge neurootilisus on mind isiklikult sundinud õppima 2 asja, millest juhid ja meeskonnad juba 15 aastat on kasu saanud. 1, kuidas jääda teovõimeliseks ja sõbralikuks ka väga suure sisemise pinge all ja kuidas juhtida oma tiimi nii, et inimesed ei takerdu hirmu, vaid võtavad vastutuse ja tegutsevad edasi. Nüüd see teine punkt kõlab abstraktselt seni, kuni sa mõistad, kuidas see igapäevases töös päriselt välja näeb. Logistikaettevõtte juht kirjeldas mulle hiljuti olukorda, mis on paljudele organisatsioonidele valusalt tuttav. On pingeline periood, tähtajad on kukil ja suruvad, kliendid on ka pinges ja ärritunud ja kõnesi tuleb sisse rohkem kui tavaliselt. Nüüd teenindaja teab täpselt, mida öelda, ta on selleks koolitatud ja ta on isegi kogenud. Aga kui pinge kasvab ja hetkel, kui klient tõstab häält, juhtub midagi muud. Teenindaja läheb ülekoormusesse. Sõbralikkus kaob, hääletoon muutub teravamaks ja kannatus katkeb. Mõnel juhul hakkab ta klienti ründama, sest ta ei tule lihtsalt oma sees oleva pingega toime. Ja nüüd enamik organisatsioone püüab sellistel hetkedel parandada sõnu, õpetada paremaid lauseid ja tehnikaid, teha paremat teenindusstandardit. Aga probleem ei ole lausetes või teeninduses. Probleem on seisundis, emotsionaalses seisundis, milles neid lauseid öeldakse. Ja see on hetk, kus inimene vajab oskust jääda reguleerituks, kui teine pool on reguleerimata. Ja sellises seisundis ei aita, ma ei tea, ole professionaalsem. Ega kuule ära võta asju isiklikult. Viga ei ole teenindajas. Viga on selles, et keegi pole inimestele kunagi õpetanud, kuidas pinge all funktsioneerivaks jääda. Ja see ongi otsustusvõime säilitamine olukorras, kus surve ei kao. See on vastutuse hoidmine siis, kui lihtsam oleks lukustuda või kedagi rünnata. Ja just sellepärast ma tööd teengi. Ja just selleks olen ma loonud julgelt homsesse koolituse. See on juhtidele,
see on meeskondadele ja üldse kõikidele inimestele, kes tahavad muuta töötamise pingega ja läbipõlemisest riskist konkurentsieeliseks. Ja mitte selleks, et lubada, et pinge kaob, vaid selleks, et inimesed oskaksid selle sees töötada ja jääda inimeseks ka siis, kui on raske. Aitäh, et sa kuulasid.